kaks pilti jälle. Selles suhtes väga hea, et me mingisse klubi ei leidnud nagu sellepärast, et ma vist sureks seal lava peal maha. Ma tegelikult ega mingit väga teemat ei oska kõige otsida, et ma ei tea, mis on kõige neutraalsem äkki, et räägime ilmast äkki. Ehk siis kaua keegi on ilma olnud. Aga tegelikult see ei ole väga hea teema. Võib-olla me räägime lihtsalt naistest äkki siis. Noh, minul kogemus on siis olnud selline, et kui ma siuke noorem olin, et siis naised jooksid tänava peal nagu ringi või noh, ringi järele, nagu reaalselt jooksid järele. Aga see paraku lõppes jah siis ära, kui ma nagu esimese töökoha leidsin ja siis ei pidanud enam nende käekotte varastama. Esimene siuke tõsisem suhe oli ühe kaksikuga, mitte nagu tähtkult kaksikuga selles suhtes, et nendest tähtkudest ma ei tea midagi, aga mõtlen seda kaksikut, vaata kui ema seest tuleb nagu kaks last vaata. Ja hästi paljud tuttavad uurisid ka, et noh, et kuidas ma nagu vahet teen, et näiteks ma ei tea, võib-olla üks kannab natuke teistsugusemaid riided, aga näiteks saunas, et siis mõlemad on paljad ja noh, et ma tean, keda käperdama minna. Ja tegelikult seal nagu midagi keerulist ei olnud, et Marile meeldis nagu oma sõrmeküüsi värvida roosa küünelakiga, aga Jüril oli jõhker riist nagu. Või midagi keerulist. Ja noh, sebisime tükk aega ja mingi tuli mõte ka, et noh, teeks asja ametlikuks sinna. Noh, ma siis läksin tal sinna papsi juurde ja küsisin siis ilusti viisakalt, et noh, et kas ma saan ta nüüd pendale võtta. Aga noh, see mees oli ka siuke kombekas ja ütles siis, et no, kui niimoodi ei sobi, et mis mõttes, et kas ma võin ta omale võtta. Viisakas on küsida ikka niimoodi, et kas ma tohin teie tütre kätt paluda. No ma mõtlesin, et sassi, et käega ma nagu oskan ise ka vaata, mul on teie tütar. No samas jah, ta emale ma olin nagu täiega vastumeelne, et ta ei seedinud mind üldse, nii et ta oli rõõmuga nõus ma jammaks hakkama. Aga noh, jah, see abielu on siis siuke asi, et siis hakkab kõik nagu allamäge minema, siis keegi ei viitsi enam pingutada. Põhimõtteliselt mingi hetk oligi niimoodi, et me seksisime peaaegu iga päev. Peaaegu nagu esmaspäeval ja ka teisipäeval juba peaaegu ja kolmapäeval ja meil noh, tegelikult oli voodis oli lemmikpoos ka. See oli siis perse vastu perset. Noh, jah, korraks nagu uurisin ka huvi pärast, nagu, et palju tal neid mehi üldse kokku olnud on ja siis hakkaski lugema, et noh, esimene, 1, 2, siis 3, siis 4, siis 5, nii 6 oled sina, 7, 8 jõudiski kenasti 10 välja. Et jah, ei tundu seda asjast ei sassi nagu. Ja noh, eks ta ikka natuke juhm oli ka, nagu käisime loomaaias ja lollaks läks sinna gorillapuurile liiga lähedale. Kleenuke ka vist ahv tõmbas ta sinna puuri. Loomal silmad põlevad peas, hakkab tal riided välja ära kiskuma ja noh, vist oli ainult üks mõte nagu peas. Teadagi mis. Noh, ma siis soovitasin, et aga räägi talle ka siis nagu, mida sa mulle räägid, et noh, et ai, mul vaid nõusid vaja pesta õhtul ja pea valutab ja imekombel isegi töötas see asi, et ma ei tea kuidas. Ja noh, fakt oli see, et laiali lähme. Selle jaoks oli vaja siis ka 4. laps teha, sellepärast et 3 last nagu 2 vahel jagada nagu kuidagi keeruline. Noh, põhimõtteliselt kui ta minema läks, siis oligi, et lausa päris mitu päeva ei saanud korralikult magada. Lihtsalt seetõttu, et ta läks koos voodiga. No, laiali minek on üldse tänapäeval nii tavaline, et noh, üks naaber nagu see, nad läksid laiali, sest neil huvid ei kattunud. Mehele nagu meeldisid võõrad naised, aga naisele meeldisid võõrad mehed hoopis. Ja teine jah, kes läksid laiali, et neil ka nagu voodis eriti ei klappinud, et kui nad algul tutvusid, siis mees reklaamis ennast
palju, et noh, et ta on nagu, voodis on ta nagu kuninglik kotkas. Aga naine ei olnud nagu eriline nagu siuke linnuteadlane, kus ta pidi nagu siis teadma, et see liik teeb sugu põhimõtteliselt kord 3 aasta jooksul. Ja noh, see, aga mees ise oli muidu jah, ta oli võib-olla normaalne vana. Ta oli arst tegelikult. Aga jah, mis tal juhtus siis oli see, et töölt sai päeva pealt kinga lihtsalt ühe pisikese apsu pärast. Ehk siis ta nimelt magas oma patsiendiga. Et noh. Kas viinerid on valmis? Jah, et nad olid juba pikaaegselt head sõbrad ja tundsid teineteist. Ja noh, lihtsalt selle ühe pisikese asja pärast siis lihtsalt 7 aastat ülikooli, kõik need õppemaksud, kõik vastu taevast. Ta oli jah, muidu oli normaalne vana, aga jah, ja täiesti tunnustatud veterinaar, aga juhtus niimoodi. Ma ei teadnud, kas sai 5 minutit täis või